organizer and may now speak to any other organizers or panelists on the line. When you are ready to begin the presentation, press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. Lainete teooria nagu oli lubatud. Vabandust, pool tundi hiljaks. No, juhtub. Kõik kuulavad mind, jah? Kõik on hästi. Nii, hakkame pihta siis. Palju nõutud Elioti teooria ja kuidas neid laineid lugeda, siis täna tuleb näidised ja siis järgmine siis nädal või millal tuleb praktika, siis loeme neid laineid. Praegult natukene teeme harjutusi ja kuidas üldse märgistada seda asja ja õpime siis põhiasju, ehk siis kus on meil liikuv asi, kus on korrektsioon, kus on impulss, impulssit on vaja milleks, selleks, et pärast seda impulssit toimuks korrektsioon ja siis 4. punkt on siis sisenemiskoht. Vaat selline lugu, et siis vaatame, kuidas neid ära on näha ja siis sõltub sellest, millisel timeframe'il sa kaupled, seal ka sisenemiskoha leidmist leiame ka. Nii, siis kuidas üldse märgistatakse Eliot laineid? Vaata, ma vaatan, kas kõik kuulavad, jah? Pole kuulda või? Vaata, miks pole kuulda? Vaata, pole kuulda või on kuulda? Vaata, mic, people can hear you, click to mute yourself. Vaata, on kuulda või ei ole? Ei ole kuulda. Vaata, miks ei ole kuulda? Mul on maksimumi peal pandud. You are muted by an organizer. On kiri. Audio. Vaata, sound check. Edit audio mode. No miks? Speakers. Vaata. No. Aga miks ei toimi? Ma ei tea, millegi meist nii kuule. Kogu aeg töötas. Vaata. Aga nüüd keegi kuuleb. On nüüd korras või? Kas nüüd saab? Ei ole kuulda, you are muted by an organizer. No sound. Ei kuule miski pärast. Heli pole kuulda. Ma ei saa aru, mis teha. Oota. Give control and people can settings audio. No. Play sound. Nii on kuulda või? Ja tehnilised riiked tulevad siin edasi. Vaata, on kuulda. No. Muusika mängib praegult. Ma näen ilusti pilte, aga heligi ei tule. Muusikat ka ei kuule või? Ei kuule. Tere, Konstantin, ei ole sind kuulda hetkel. Ma ei tea, ma siin kõike proovisin. Näe, mul kõik toimib. Test connection, recordings, webinars. Vaata, aga kas ma saan neile kirjutada, siis ma teen võtta? Saaks küll. Vaata, kas ma ei kuule, keegi ei kuule. Kas sa selle soundchecki ei saa teha või? Tegin, jah. Eks sa pead Start Broadcast, et sa pole vajutada Start Broadcast. Miks ei ole? The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. On või? Aga nüüd keegi kuuleb või? Stop record. Hakkas käima. Tehnika maagia peal. Väga hea. Tore. Nii, hakkame pihta uuesti. Terve hommik mingit jamad. Nii. Palju
küsitud Ellioti lained on algamas, siis täna vaatame teooriat, vaatame, kuidas märgistada ja kuidas leida siis ka kõik impulsid ära näha korrektsioonid ja millal siis ka sisse minna. Ehk siis hakkame rahulikult pihta ja meie tunni ülesanne ongi see, et ära näha seda trendi, siis ära näha seda impulsslainet, siis korrektsioon ja siis 4. punkt siia peaks tulema siis sisenemiskoht. Et siis selline lugu, et siis need kõige olulisemad sammud on vaja teada ja ka neid paika panna. Alustame sellest siis, kuidas seda märgistada neid laineid. Ehk siis kui on meil me kaupleme ainult seal, kus on trend. Kus on korrektsioon, saab ka teha tehinguid, aga see ei ole soovitatav algajatele just. Nii, trend on siis roheline, seal me kaupleme. Mitte kunagi me ei kauple esimest lainet. Mitte kunagi ei kauple esimest lainet. Miks? Sest esimene laine peabki olema meil mis? See peabki olema impulsilaine. Kui esimene laine on impulss, siis järgmine laine on korrektsioon, siis see laskumine siia allapoole, see on siis korrektsioon. Ja siis mida me kaupleme, kui me oleme siis kui me kasutame laineteooriat? Me kaupleme teiega liikumist punktist 2 punkti 3, ehk me kaupleme seda kolmandat suurt lainet. Seda me kaupleme. See ongi meie põhiülesanne just ära näha seda kolmandat lainet. Miks just kolmandat lainet me peame ära nägema? Sest kolmas laine on alati kõige võimsam ja toob meile sisse kõige rohkem pipse ka. Ehk siis kolmas laine kõrguse poole pealt on kõrgem kui esimene impulsslaine. Ehk siis kui esimese punase laine kõrgus oli näiteks 100 pipsi, siis liikumine punktist 2 punkti 3 peab olema vähemalt 101 pipsi. Nii et tähelepanu number 1 kohe. Ehk siis reegel number 1. Kuna kolmas laine on pikem kui esimene laine ja peaaegu alati pikem kui 5, siis mis see annab meile? See annab meile järgmist asja. See annab meile siis take profit'i koha. Kui näiteks see koht oli 0 ja see koht oli 100, siis näiteks korrektsioon läks siia 50 peale, ehk siis tegi 50% korrektsiooni esimesest lainest ja kolmas laine hakkas pihta punktist 50, siis me teame, et vähemalt ta peab jõudma 151 peale. Vot selline lugu. Need, kes vaatavad esmaspäeviti webinari, mäletavad, kui mina ütlesin Aud NSD kohta seda miinimum väljamineku kohta, ise sinna välja ei istunud, aga samas trend läks veel pikemale, ehk siis take profit'i koht oli üleval, ma läksin natukene varem välja ja see annab meile just väljamineku koha, ehk siis me teame, kui kõrgele peaks jõudma see kolmas suur laine. Ehk siis kui me läheme siin 75 peal sisse, siis me teame, et me võime veel teenida siin 75 pipi juurde. Vot selline lugu. Ja siis toimub järgmine korrektsioon ja siis tekib siin 5. laine. Ehk siis kaupleme seda 5. lainet samamoodi. Aga seda 5. lainet me juba kaupleme teiega väga rahulikult, kuna 5. laine näeb välja 3 erineval viisil. Ja selleni me veel jõuame. Praegult on oluline see, et trend koosneb alati numbritest ja märgitakse numbritega. Ehk siis liikuv asi on 1, 2, 3, 4, 5, siis korrektsioon, siis jälle, siis alla, siis jälle ülesse. Ja siis, kui 5 lainet on kokku saadud, siis hakkab pihta ka korrektsioon. Selline lugu. Ja miks mul on siin kasutatud
erinevat värvi numbrid, ehk siis punane 1 ja selles punases 1 on 1, 2, 3, 4, 5. Mis see tähendab? See tähendab ühte asja. Selleks, et aru saada, et vanemal timeframe'il, näiteks kui me kaupleme H1 peal, tunni aja graafiku peal me kaupleme, siis me loeme laineid ühe tunni graafiku peal ja siis, kui meil ühe tunni graafiku peal saab kokku 5 lainet, siis vanemal timeframe'il, H4 timeframe'il me saame kokku ainult esimese laine. Siis jällegi toimub korrektsioon tunni aja graafiku peal ja korrektsioon märgistatakse alati ainult tähtedega A, B, C, kui see on tavaline korrektsioon A, B, C, D, E, kui see on kolmnurk või siis kaksik V, X ja Y, kui tegu on siis sigsakidega. Ehk siis reegel number 2, siis trend märgistatakse numbritega ja korrektsioon siis tähtedega. Nii, edasi, kuidas lugeda, siis samamoodi. Kui tunni graafiku peal on 1, 2, 3, 4, 5 lainet tekkinud, siis vanemal timeframe'i peal me paneme number 3 siia. Siis on jälle korrektsioon ja siis on liikumine üles. Ja siis jällegi, kui H1 peal saame kokku 5 lainet, siis H4 peal me saame kokku ühe laine. Ja kui näiteks H4 peal siin lõpeb ära 5 laine, siis daily peal, ehk siis jällegi üks samm ülespoole, seal lõpeb ainult esimene laine ja siis hakkab korrektsioon. Nüüd järgmine asi. Trend alati hakatakse lugema kuu graafiku pealt ja kuu graafiku jaoks on selline asi. Kui kuu graafiku peal meil tekib esimene laine, teine, kolmas, neljas ja 5, siis seal, kus kuu peal lõpeb ära 5 laine, seal lõpeb ka kogu trend. Näiteks oli meil kasvav trend ja me saime kuu peal 5 lainet kokku, siis selle 5. laine lõpu pealt hakkab pihta uus trend, aga juba allapoole. Selline lugu. Ehk siis seda te peate meeles ka pidama. Nii, nüüd siis korrektsioon on siis selline A, B, C ja seda võib, need korrektsioone on mitu tüüpi. Ehk siis meil on olemas tavaline korrektsioon, mis on siis A, B, C, kus meil on olemas A-laine vanemal graafiku peal ja näiteks A saame panna siia siis, kui H1 peal meil tekib 1, 2, 3 lainet, siis 1, 2, 3 ja 1, 2, 3, 4, 5. Ehk siis A, B, C korrektsioon, flat, on siis kõige lihtsamat tüüpi korrektsioon ja ma seda kohe näitan ka selle graafiku peal, et oleks lihtsam aru saada. Nii, see on mul näidiskonto praegult siin teile tehtud ja niimoodi siis kohe nii, et näidiskonto ja avame teiega siis näiteks millist paari. No teeme seda AutoNSD peal. Mul on siin kõik ilusti ära märgistatud. Siin kõik kustus ära. Kohe laadin ta siia peale. Nii. Ja vaatame seda kogu asja siin koos teiega. Ehk siis vaatame teiega seda korrektsiooni siin just panen paika graafikut, nii.
Vaatame korrektsiooni. Niisiis, meil on olemas teiega 3 korrektsiooni. Meil on olemas teiega korrektsioon flat, mida pannakse kirja A, B, C. Ja A laine koosneb 3 lainest, B laine on samamoodi 3 ja C on 5. Vot niimoodi. Kuidas see asi välja näeb? Ma panen siis kõik korrektsioonid praegu siia kirja. Järgmine korrektsioon on siis selline siksak. Ja seda siis märgistatakse niimoodi. Kaksik V, X ja Y. Ja selle lainete kogus on siis järgmine. Kaksik V on siis koosneb 5 lainest, X koosneb 3 ja Y koosneb 5 lainest. Ja viimane kõige raskem korrektsioon on siis kolmnurk. Ja kolmnurga jaoks kolmnurk siis märgistatakse niimoodi. A, B, C, D ja E. Nii, ja siis A laine koosneb 3, B laine koosneb 3 lainest, C samamoodi 3 osast, D 3 ja E on samamoodi 3. Nii, see on see põhiasi, et kuidas ära märgistada kõike seda asja. Ja üks erand, korrektsioon nimetusega kolmnurk, eksisteerib. Kolmnurk on ainult 4. laines. Kolmnurk on ainult 4. laines. Ei saa olla korrektsiooni nimetusega kolmnurk teises laines. Saab olla ainult siin. Punktist 3, punktist 4. Selline asi. Nii, nüüd meil on korrektsioonid paigas. Ja kuidas vaadata seda asja? Alguses ikkagi on vaja ära näha, kas meil oli tekkinud impulss ja kas kogu asi on juba liikumas. Nii, impulss. Leiame siin impulsslaine teiega. Meil oli suur ja raske korrektsioon siia allapoole. Ja siis siin allpool meil lõppes ära korrektsioon siin, kus on lilla 5 ja 2. Ehk siis teine laine, suur teine laine lõppes ära. Ja hakkas pihta siis ka suur 3. laine, mis on just hetkel käimas. Kui ma vaatan, siis siin trend lõppes ära, siin oli meil esimene laine, siin oli teine ja siin hakkab praegu tööle siis see suur võimas 3. laine. Nii, aga meid huvitab siis see koht siin. Leiame siis seda impulsslainet siia. Leiame seda impulsslainet ja selleks ma märgistan ära seda koha siin. Ehk siis see oli meil impulsslaine. Kuidas seda ära näha? Nüüd, kui me kaupleme siin tunnigraafiku peal või 4 tunni graafiku peal, siis impulssid peab otsima M5 peal. Ehk siis meile sobib kõige paremini just impulsi leidmine on siis M5. On M5. Nii, impulsi leidmine on M5 graafik. Kuidas see asi välja näeb? Nii, ma vajutan H1 graafiku peale. Nii, siin on see kollane osa. Ja miks ma panin seda
lilla 1 siia. Alguses ma ei saa seda siia panna. See lilla 1 on mul siin pandud siia. Miks? Sellepärast, et väiksematel timeframe'ide peal ma selle koha peal saan panna iga timeframe'i jaoks peab teil olema oma värv. Näiteks mul väiksematel timeframe'ide peal on roheline värv. Siin on ka näha, et lilla, siis korrektsioon roheline, siis on lilla 2. Nii, vaatame siis seda osa M5 peal. Kas ta nüüd mahub meil siia? Kohe ta siin sõidame veel. No, nii, näete. Nii, korrektsioon oli ära lõppenud selle koha peal. Nii, korrektsioon oli ära lõppenud siin. Ja nüüd hakkame vaatama reeglite järgi. Nii, meil on ilusti näha see koht, see alumine koht on korrektsiooni lõpp. Ja siin on vaja natukene nägemust, et kuidas neid laineid üldse lugeda. Et siis vaatame teiega sellist asja. Nii, meil on olemas liikumine siit esimene laine, teine, see on kolmas, näete? See liikumine punktist 2 punkti 3 on palju kordi kõrgem kui see liikumine siit Y-ist siia maksimumi peale. Ehk siis reegel on täidetud, et reegel on siis kolmas laine on kõige võimsam. Nii, see on täidetud. Siis kogu see, mõtta, kohe ma nii, ma panen ta praegult siia. Vot nii, et siis paneme need lained siia kokku. Nii, nüüd märgistan siia. Panen roheline 1. Aga selline lugu. Näete, see esimene roheline 1 alguses ei saa siia panna 1. Sa veel ei tea, kas kogu see liikumine siit, mis oli see suur korrektsioon, kas nüüd see lõppes selle koha peal ära või mitte. Ja siis alguses, mis sa saad teha? Sa alguses pead märgistama natukene teistpidi. Alguses sa pead panema sellist asja. Kas sul korrektsioon jätkub edasi? Sa panen siia A or 1 ja siia B or 2. See on alati niimoodi. Isegi kui see on meil impulsi liikumine, ikkagi alguses paned A or 1, B or 2. Miks see käib niimoodi? Sest selline lugu, näete, siin oli meil suur trend allapoole ja siin oli selline rahulik vastu liikumine. Aga samas siia juba saab panna sellist asja nagu 1 or A. Miks seda saab siia panna? A or 1 saab siia küll panna. Miks ta niimoodi käib? Sest järgmine reegel, kirjutame see endale ülesse. Vaata, kui meil oli korrektsioon, niimoodi liikus alla, tegi miinimumi, tegi korrektsiooni, aga see korrektsioon ei läinud sellest tipust ülesse, läks alla
tegi uue miinimumi sellest eelmisest miinimumist allapoole, läks alla, tegi korrektsiooni siia, ei läinud sellest maksimumist ülesse, liikus allapoole ja kogu aeg olid tekkimas uued miinimumid, aga maksimumi ei ole tulnud. Vaata, alla korrektsioon, mis jällegi ei liigu sellest eelmisest tipust ülespoole, jälle alla, jälle korrektsioon, eelmisest tipust üle ei lähe ja alla. Nii, ja nüüd see ongi see asi, ehk siis tähelepanu koht. Tähelepanu koht. Siin. Ma märgistan ta näiteks praegult siis teen ta siniseks praegult. Ma loodan, et see on nähtav. Ta on tark, midagi okei, ma loodan, et see on päris hästi nähtav. Nii. See on siis tähelepanu koht, praegult ma tõstan see siia ära ja vaadake. Näete, alla ja nüüd hoolega. Kõige olulisem koht just lainete lugemisel. Ülesse ja me ületame selles liikumises seda korrektsioonilist tippu. Seda tippu me siin ületasime, mis oli tekkinud 31. jaanuaril. See tipp, mis tekkis siin samamoodi 31. jaanuaril, aga juba kell 11, oli kõrgem kui see, ehk siis niimoodi see näeb välja. Siin me liikusime allapoole kogu aeg. Niimoodi liikusime allapoole ja nüüd siit kohast näete tipu ületamine. Tipu eelmise tipu ületamine. Selline pilt meil on siin allpool tekkinud ja see kohe peab teie peades tekitama sellist asju. Suured küsimärgid. Nii, kas on nüüd see koht siin? Kas on nüüd see koht siin? Korrektsiooni lõpp. Nii. Te panete siia siis ülesse. Te panete siia ülesse siis AOR1. Millal te siia seda saate panna? Te saate siia seda panna siis, kui siit tipust hakkab liikumine siia allapoole. Alles siis saate panna siia AOR1. Miks te teete niimoodi AOR1? Miks te panete siia miks te ei pane siia kohe näiteks ühe, ehk siis miks ma siia ütlesin pange AOR1, sest meil oli kogu see liikumine siin allpool oli 5-minutilise graafiku pealt tekkimas. Nagu juttu oli ja jutt oli järgmine, et kui väiksemal timeframe'i peal me saame kas 5 lainet kokku või siis mingi osa korrektsioonist saame kokku, siis vanemal timeframe'i peal on lõppenud kas suurem esimene, 3. või 4. laine või teine 4. või siis mingi osa korrektsioonist. Ja siin samamoodi, võib-olla M5 peal oli ära lõppenud mingi korrektsioon, näiteks flat, zigzag, vahet pole. Siin arvatavasti oli duubel zigzag selles liikumises. Siis vanemal timeframe'i peal sa panid siia Y-ki ja nüüd ka vanemal timeframe'i peal sul võib-olla pidi liikuma siia üles rahulikult veel liikumine ja siit korrektsioon võiks kesta edasi. Ja sellepärast sa panedki siia seda AOR1. Sul on see tipp ületatud, paned siia. Nüüd, kogu tähelepanu on mille peale? Selle osa peale siin. Sul AOR1 on peal nii kaua, kuni see liikumine
see liikumine siit siia kestab. Ja kui nüüd see asi lõpeb siin ja see asi, korrektsioon ei liigu uuele miinimumile, vaid jääb seisma siia, siis siia sa pead panema ikkagi B or 2. Samas, nüüd on järgmine asi. Meil on tekkinud teiega selline liikumine. A or 1 oli ületanud eelmist korrektsioonilist tippu. B or 2 ei läinud uuele miinimumile. See on oluline. Sellest miinimumkohast hakkas pihta mingisugune liikumine. Näiteks ja on jõudnud siia selle kohani. See koht annab meile ühte olulist asja. Siin see koht on siin. Nii siis tõmban ta praegult siia. Nii, teeme graafiku peal identset asja. See on siis impulsi laine leidmine selline. Nii. See koht on siis A or 1. Siis see koht on B or 2. Paned siia, märgistad ära. Nii, paned siia niimoodi. Nüüd on meil identne graafik. Niimoodi. Nüüd sul hakkas pihta see liikumine siin ülesse siit sellest kohast. Eelmine miinimum hoidis, püsis. Ja liikumine hakkas pihta. Väga hea. Liigub siin ülesse. Ja nüüd, kui sa oled siin kohas, siis sul on võimalus järgmine. Üks võimalus on siis, kas see on siis C-jalg vanemal timeframe'i peal, näiteks H1 peal, või siis kogu see lugu ei ole juba mingi korrektsioon, kui liikumine siit ülesse on selline kolmas võimas laine. See on siis parim indikaator just impulsi jaoks. Nii, ja nüüd, kui ta lendab sul siia ülesse nii kõrgele, siis sa saad aru. Sa veel ei kauple praegult. See on M5 on praegult ainult selle jaoks loodudki, et ära näha impulsit. Sa nagunii pead kauplema siin natukene hiljem. Sa praegult ainult vaatad, et sul oli tekkinud see impulss ja nüüd sul hakkas liikuma siia üles see kogu lugu. Et siis see ongi see on pöördemoment just, see ei ole kauplemiskoht, see on pöördemoment selline. Nii, nüüd sul on see kolmas laine tekkinud, sa ei kauple, sa ainult jälgid graafikut M5 peal, sul lendas ta nii kõrgele ülesse. Nii, ja nüüd, mis sa teed? Sa otse loomulikult M5 graafiku peal paned siia kolmas laine. Nii, paned siia 3. Nii, ja nüüd, kui sa nüüd said aru, et see oli palju võimsam kui esimene, siis sa alles nüüd saad ära kustutada A or jätad siia 1, B or 2 samamoodi alles nüüd kustutad. Nii, ja nüüd sul on juba natukene selgem pilt sellest, mis sul on toimumas. Nüüd on sul tekkinud siia 4. laine, korrektsioon ja siia tekib 5. laine. Not niimoodi. See ongi see asi, see ongi kogu impulss.
Vot selliseid asju te peate otsima. Selliseid asju te peate otsima ka igal pool. Ehk siis oluline on järgmine asi. Te peate identifitseerima, kuhu on suunatud teie trend. Kas trend on allapoole, siis otse loomulikult sa otsid seda impulsit allapoole. Kui nagu siin trend 1, 2, 3, 4 ja 5, kuna siin kuu peal meil on olemas trend, mis on selle koha peal ära lõppenud ja te näete, esimene laine tuli ta kuu peal. Ta ületas 4. lainet, mis oli suunatud allapoole, siis tuli suur raske korrektsioon, teine laine lõppes kuskil siin ära ja ei läinud uuele miinimumile ja nüüd trend on kõige paremas kohas. See, mis ma siin 2 nädalat järjest räägin, millest meil juttu on esmaspäevastel webinaridel, praegult on käimas selle graafiku peal, mis laine, 3. kuu laine, mida see tähendab? Kui on käimas 3. kuu laine ja päeva peal on samamoodi käimas 3. laine ja ka H4 peal oli käimas 3. laine, see on kõige magusam koht, ehk siis jätke see meelde endale. Kui on kuu peal 3., kui on nädalate peal 3. Käimas kohe. See on kõige magusam koht kauplemiseks, ehk siis see on see moment, kus trend on kõige tugevam. Nii, mis meil oli siin päeva graafiku jaoks oli vist mul punane, siis H4 graafiku jaoks mul oli siis lilla oli. Selline. Kui on niimoodi, kui on selline pilt käimas, kuu 3., nädala 3., päeva 3. ja H4 peal 3., siis seda graafikut te peate kauplema nagu hull. Lihtsalt sellepärast, et see on kõige tugevam koht just kauplemiseks. Nii. No, näete. Praegult on just käimas 3. päeva laine, mis on just varsti just lõppemas siin. On kõik ära märgistatud. Niimoodi. Siin sellest kohast näete esimene osa, teine, 3. osa. Praegult oligi see parim koht kauplemiseks siin. Nii, aga me liigume siia tagasi. Me liigume siia tagasi H1 peale. Ja kuna me leidsime teiega praegult impulsit, siis me veel ei kauple. Miks me veel ei kauple? Meil on ainult impulss M5 peal olemas, ehk siis M5 peal on tekkinud siia ilus selline 5-laineline struktuur, kuna kogu trend on ülesse, siis otse loomulikult selle paari peal me sooritame teiega ainult ostud. Ehk siis trend on ülesse. Nii, paneme kirja, et siis trend on up. Meie tehingud on ainult ost. Tehing on ost. Ei müü. Trend on ülesse. Me ostame. Ärge tehke seda viga, kus te mõtlete, jaa, ma tahaks ka müüa. Ei, ärge tehke seda. Teenige raha. See on põhiülesanne. Nüüd, seal, kus M5 peal on kokku, kuna M5 peal, selle koha peal me saime 5 lainet teiega kokku, mida me peame siia panema. Me peame siia välja panema sellist asja, nagu see on. Kuna kasutasime praegult rohelist värvi M5 jaoks, siis H1 peale me kasutame teist värvi. Näiteks sellist lime green. Ja panen siia 1. See on kuidagi roheline ja see on ka roheline. See ei sobi. Nii, paneme siia
violet. Nii, selle koha peal lõppes ära meil esimene laine tunni graafiku peal. Kuna me kaupleme, mina kauplen ikkagi H4 ja H1, siis minu jaoks on oluline järgmine. See on esimene laine, see on näha, et see on impulssi laine. Mina kauplen H1 ja H4, seega minu jaoks on oluline saada impulss ja viielaineline liikumine just H1 peal ja siis, kui ma saan H1 peal kokku, jah, mul on roheline värv kasutatud selleks H1 liikumiseks, nii ma pean ära panema siia rohelist ja siia rohelisel ka. No, praegu tuleb väike niimoodi. Nii. Siis M5 jaoks kasutan näiteks sellist asja. Nii, M5 on sinine. Nii, ma pean kokku saama 5 lainet H1 peal, siis mul lõppeb ära H4 peal esimene laine. Ehk siis mina veel ei kauple. Kogu see liikumine siin ei ole minu jaoks kaubeldatav. Üldse mitte mingil juhul. Ja siis otse loomulikult see korrektsioon, mis siin on toimumas, see ka ei ole kaubeldav minu jaoks. Aga võt see lugu siin on juba minu jaoks kaubeldav, kuna siit on alanud 3. lilla laine. Nii, vaatame edasi seda osa siin. Kogu märgistus toimub siis A-tähega, vajutad draw tekst ja tekstis kirjutad 1, 2, 3, 4, 5, mis iganes laines sa oled. Nii, nüüd siis 5 on, ajaloo peal on kõik lihtne. Nüüd, kuhu ma pean panema rohelise number 2, kuna korrektsioon oli liiga kiire, siis ka roheline 2 läheb meil kuhu? Läheb meil siia alla. Kohe kiiresti läks siia alla. Ja miks ta läks siia? Sest nüüd ma vajutan jällegi M5 peale. Ja nüüd ma pean sõitma tagasi, aga ma sõidan kiiresti. Kohe liigub tagasi. Nii. See on see minu tehing. Näidistehing. Millal me jõuame sinna? Pikka aega võtab, jah? Me oleme vist lähedal. Jee, tuli. Niimoodi. Niisiis, roheline number 2 läheb siia ja kõige lihtsam korrektsioon, mis üldse eksisteerib, on siis järgmine. Meil oli flat, zigzag ja kolmnurk, aga kõige lihtsam korrektsioon, mis üldse eksisteerib, on lihtsalt tavaline ABC. Kuna me märgistame kogu seda asja M5 peal, siis H1 peal meil tulevad siis rohelised, siis see oli meil sinine, nii, ma muudan seda värvi ka. Nii, ma muudan seda niimoodi. Nii, et oleks ikkagi aru saada, kuidas see asi käib. Nii, sinine on M5, roheline on 1. Nüüd natukene maagiat, suurendan ekraani ja vaatame seda osa siin. Kohe see on kustutatud. Ja vaadake, mõnikord see graafik, kui liigud H1 pealt M5 peale, nihutab seda numbrit. Tegelikult need numbrid peavad seisma täpselt siin tippude peal. Nüüd, siin on kõige lihtsam korrektsioon, vaata, siit üles
esimene liikumine, seda märgistame A, seda märgistame nagu B ja siin all selle koha peal on siis C täht. Niimoodi. Kuna A, B, C on olemas, lihtne korrektsioon on toimunud, siis selle peal vanemal timeframe'i peal paneme number 2. Ja sellest kohast alates meil on alanud selline lugu nagu kolmas laine H1 graafiku peal. No tegelikult, miks mitte kaubelda ka seda asja. Aga minu jaoks ei sobi, aga kellegi jaoks võib-olla isegi sobib. Ja nüüd, kuna meil on tegu kolmanda lainega H1 peal, siis siia tuleb järgmine reegel pihta. Mõnikord, aga mitte alati, aga päris tihti, tekib selline asi nagu laine pikendus. Mida see tähendab? See tähendab ühte asja. Meil on käimas kolmas laine H1 peal, mis iseenesest võib koosneda 5 lainest H1 peal. Ehk siis, kuidas see asi välja näeb. Kui meil tekib laine pikendus, siis sama graafiku peal, kus on käimas kolmas laine, siia paneme veel sellised asjad nagu niimoodi. Ehk siis 1, ma panen need paika, sest siin on just tegu laine pikendusega praegu. 2, ma panen, kuna pikendus on sama graafiku peal, kus ka kolmas laine, siis samamoodi neid peab olema 3 tükki. Niimoodi. 4 ja 5. Niisiis, hakkame neid välja panema. Need laine pikendused ja siis kuskile ülesse me paneme teiega 5 sulgudes ja seal lõpeb ka ära kolmas. Nii. Kindlalt on näha siin, et esimene osa, kõik kustus ära, jumal küll. Nii, esimene osa, ehk siis esimene sellest kolmandast laines lõppes siin ära. Miks? Nii. Siin on ilusti näha. Vaadake. Siia ma panen siis, kasutan seda sinist värvi. Panen siia 1. On näha, et liikus siia ülesse, tegi korrektsiooni. Siis see koht siin. See koht siin on kolmas. See koht siin on teine. See koht on siin 4. Ja see koht siin on siis 5. Nii et väiksemalt timeframe'i peal on saadud kätte 5 lainet. Siis vanemal timeframe'i peal, ehk siis H1 peal, me saame panna siia 1 sulgudes. Kuna on tekkinud siia laine pikendus, siis vaatame edasi. Nii, on näha, et vot see lugu on korrektsioon. Ja nüüd, väga lihtne. Siin on kõik päris lihtne selline liikumine, ehk siis, siin on tegu meil järgmise korrektsiooni mudeliga. Siit siia, mida me siin näeme teiega? Meil on olemas mõned variandid. Kas 3-3-5, mis on siis flat, 5-3-5, mis on zigzag, ehk siis teises laines, see, mis siin on H1 peal, see teine laine sulgudes, peab koosnema siis M5 peal mingisugune korrektsioon. Ehk siis korrektsioon on 3-jalaline alati. Siis vaatame seda osa. Vaatame ainult seda osa praegult. Ehk siis esimene korrektsiooniline jalg on siis liikumine siit siia.
teine korrektsiooniline jalg on liikumine siit siia ja kolmas korrektsiooniline jalg on liikumine siia. Milline mudel siia M5 peal sobib? Paneme paika siis lained. Nii, hakkame märgistama ja vaatame, mida siia tuleb välja. Paneme 1, paneme 2, paneme siia, ütleme, mis ma siin lugesin. Paneme siia 3, siis paneme siia 4 ja paneme siia 5. Kuna korrektsioon on siis flat on siis 3, 3, 5 ja zigzag on 5, 3, 5, millega on siis siin tegu. Kuna esimeses korrektsioonilises jalas on tekkinud 5 lainet väiksemal ajagraafiku peal, siis otse loomulikult see kohe annab vihje, et tegu on meil zigzagiga. Ehk siis H1 peal korrektsioon saab olla zigzag, ehk siis panen siia seal, kus on 5 M5 peal, seal on H1 peal kaksit V. Nii, kuna tegu on zigzagiga, siis 1, 2, 3, 4, 5, siis üles on 3 lainet väiksemal timeframe'i peal. Nii, siis panen siia 1, panen siia 2 ja panen siia üles 3. Nii, seal, kus on meil 3 ära lõppenud, siia ma pean panema sellise asja nagu X. On olemas siis 5, 3 ja siis siia alla peab tulema 5. Aga see on natukene müstiline liikumine siin allpool. Sa pead seda osa sa pead vaatama seda M1 peal. Kui nüüd M1 peal seda ära vaadata, siis on niimoodi. Ehk siis kohe siia tuleb ka 1. Siia tuleb kohe 2. Kuna see tegu on korrektsiooniga, siis ka liikumised on irregulaarsed sellised. Siia on tegu 3. lainega ja siia on tegu 4. Ja siin on siis 5 ära lõppenud. 5 ja edasi märgistad niimoodi. Y, paned siia Y ja seal, kus sul on Y lõppenud, siia paned ka 2 sulgudes. Niimoodi käitud. Niimoodi sa käitud. Jälle liigud edasi. Nüüd vaatame seda asja. Edasi on liikuda palju kergem. Miks? Sest liikumine, see osa nüüd on järgmine osa, mida me peame teiega vaatama. See on vaadetud, see osa. See on ära märgistatud. Nüüd ise näete, kõik on lihtne, näevata. Esimene laine on 11 pippi. 3. laine on 17 pippi. 3. on suurem kui esimene, nii et märgistad 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja mis siin saab? Siin saab 3 sulgudes, lõppes ära selle koha peal, sest väiksemal timeframe'i peal meil on olemas teiega 1, 2, 3
4 ja 5. Nii. Vot niimoodi. Ja nüüd on alanud siis raskemat tüüpi korrektsioon, mis on siis selline. Ehk siis 4. laines on alati liikumine natukene raskem kui teises laines. Ehk siis pange kirja järgmine reegel. Meil on olemas teiega 2. ja 4. laine, mis on korrektsioonilised lained. Korrektsioonilised lained. Need on olemas korrektsioonilised, 2. ja 4. laine on korrektsioonilised lained. Ja reegel on järgmine. Reegel siis. Kui 2. laine on lihtne korrektsioon, siis siis 4. laine korrektsioon on raske ja vastupidi. Niimoodi. Selline lugu. Ehk siis kõik on lihtne ja arusaadav, vaadake. Lihtne korrektsioon, mis oli päris kiire ja vaadake ka, kaua see kestab ja kaua see kestis. Näete vahet, arusaadav, et kui oli lihtne, siis tuleb raske. Ja teisiti, kui oleks raske, siis pärast oleks lihtne tulnud korrektsioon. Selline see kauplemine siin lainetes on. Nii siis hakkame vaatama seda osa. Jällegi me saame aru, et selle koha peal meil lõppes ära sulgudes 4. laine. Ja vaatame, millist korrektsiooni siia sai tehtud. Ehk siis siin on samamoodi esimene osa korrektsioonist, 2. osa korrektsioonist ja 3. osa korrektsioonist. No, ma arvan, et teil silm juba näeb päris hästi näeb, mida te siin näete. Siin on nüüd selline lugu. Vaatame ainult liikumist siia alla. Vaatame ainult seda liikumist. Miks me vaatame ainult seda liikumist? Sest kogu see liikumine siin alla, siis ülesse, on iseenesest üks korrektsiooniline mudel. Siis see liikumine siin, teine osa, see korrektsioon, seda võib vaadata ükskõik kuidas. See on selline ülemineku koht, kus me ületasime seda tippu ja peaaegu ületasime ka seda tippu. Et need, kes kiirustavad kauplemisega, need otse loomulikult juba kuskil siin üritasid sooritada ostu, kuna juba siin hind ületas seda eelmist korrektsioonilist tippu. Aga samas need, kes on kogenumad, need ikkagi näevad, kuna see osa koosneb iseenesest niimoodi. Kohe, see segab natukene. Iseenesest see on selline. Vot niimoodi näeb välja esimene osa korrektsioonist. Siia juba M5 peal tekkis mingi korrektsiooniline mudel. Otse loomulikult selle H1 peal on see esimene jalg, ehk siis A. Aga vaatame, mis siin on tekkinud M5 peal. See on palju huvitavam. Ja mis me näeme siin? Esimene, teine
ja nüüd 1, 2, 3, 4 ja 5. Ehk siis 1, 2, 3, 1, 2, 3 ja 1, 2, 3, 4 ja 5. Siia tekkis meil korrektsioon selline. 3 lainet alla, 3 ülesse ja 5 alla. Ehk siis, mis saab öelda? Saab öelda, et see on ABC korrektsioon M5 peal. Järgmine küsimärk, miks ma siit alla lugesin kõik 3-ks, sest iseenesest kolmas liikumine on 1, 2, 3, 4, 5. Koosneb 5 lainest ja siis need 5 lainet, ehk siis korrektsioon tegi pikenduse iseenesest ja sellepärast ma lugesin siit siia kõik 3-ks, ehk siis mul oli siin pandud 1. Siin oli pandud 2. Ja siis väiksematel graafis siis siia sulgudes pidin lugema siis jällegi, et siin sulgudes 5 andis mulle niimoodi. Hopsti. Vot nii. Ja siia panin siis, kuna tegu oli jällegi sama timeframe'iga, mille peal vaatasime selle korrektsiooni, siis pidin kasutama sulgudes numbreid. Siia tuli kolmik 5, nii, tuli A, siis see on suvaline liikumine. Ma mitte kunagi, kui on rasket tüüpi korrektsiooni, siis see B-jalg, seda ma mitte kunagi ei märgista. Noh, pole mõtet ja siia ma panen siis C. Niimoodi, siis selle koha peal siis lõppes ära ka see 4. sulgudes laine. No ja 5. laine sulgudes lõppes ära meil kus? Õigesti, nii, et miks ma tegin niimoodi? Nii. Vaata. Nii ja 5. laine sulgudes on siis järgmist tüüpi. 1, 2, 4. Nii ja siia panete 5 ja siis selle koha peal lõppeski lõpuks ameti sulgudes 5. laine H1 peal. Ja selle, kuna 5 sulgudes annab meile siis ka 3. laine lõppu. Vot niimoodi märgistad seda liikumisse 3. suures laines. Ehk siis kogu graafik on sul näeb välja nüüd niimoodi, et ma proovin ta natukene väiksemaks teha. Vot niimoodi. Vot niimoodi siis välja näeb see kogu märgistus. Näete? Ilus, vahva liikumine, mida saab, kuhu nad nüüd jälle kustus kõik ära. Nii. Aga nüüd sa mõtled järgmist asja. Noh, siin on üks ainuke lugu. See osa on 57 pipi ja nüüd see osa siin on 83 pipi. Nüüd mõnikord, jätta see meelde endale, mõnikord, mitte alati, aga mõnikord juhtub selline lugu, kuna siin tegu
kolmandas laines oli suure uudisega, siis mõnikord kolmanda laine kõrgus on väiksem kui esimese laine kõrgus. Aga see on ainult 1–2% kordades, et muidu on alati kolmas laine alati kõige suurem. Kui nüüd me vaatame nende kõrgusi siin, siis ikkagi siin on näha H1 peal liikumine, H4 peal esimese laine kõrgus on 200 pippi, siis kõrgus, kolmanda laine kõrgus on 339, ikkagi kõik peab paika. Samamoodi ka siin edasi, vaata, esimese päeva laine lõppes ära, teine päeva laine lõppes ära. Jällegi vaatame, kõrgus 150 pippi ja kõrgus 230 pippi. Ikkagi kõrgus on palju suurem ja üks väike soovitus on siis järgmine. Mitte kunagi ära loe laineid H1 peal reaalajas. See on lihtsalt selline suur soovitus. Sa võid neid numbreid ekraani peale panna, aga lihtsalt ole valmis neid natukene ümber joonistama, sest mõnikord kogu see asi muutub päeva sees, ehk siis kogu see liikumine on küll sul, kui sa oled õiges suunas üles, kõik ikkagi lõpeb sinu jaoks hästi, lihtsalt sa näed natukene rohkem vaeva, kui on vajalik. Ehk siis loe, otsi impulsit M5 peal. Aga samamoodi, näed impulsit ära, pane graafiku peale mitte niimoodi 1, 2, 3, 4, 5, vaid lihtsalt märgista, et näiteks see osa on impulssilaine. Siis see on korrektsioon ja nüüd me oleme jõudnud siis sisenemiskoha juurde. Kui meil on tekkinud siia esimene laine H4 peal, ma ütlesin, et alla H4 ma ei taha kaubelda, liiga palju igast asju, mis segab. Ja nüüd vaadake, kus mina hakkan alles kauplema. Kuna see osa on minu jaoks tervik impulsslaine H1 peal, siis ma hakkan ootama. Ma ootan, kuni tekib siia korrektsioon ja ma loodan, et see korrektsioon otse loomulikult ei lähe sellest stardikohast allapoole. Siin see koht allapoole ei läinud. Nüüd otse loomulikult ma pean leidma endale sisenemiskoha. Ehk siis järgmine ülesanne on sisenemiskoha identifitseerimine. See on meie järgmine ülesanne siin teiega. Ehk kus nüüd sisse minna ja kaua üldse tehingus olla. Nii, selle ülesannega me saame teiega praegult ilusti hakkama. Nii, ma siin natukene kustutasin asju. Selle ülesannega saame ilusti hakkama. Ja kuidas me saame sellega ilusti hakkama? Sest mina tõmban praegult seda kollast neljanurka selle korrektsiooni peale. Ja kuna mina kauplen H4, siis vaata siia. Nii, 3. veebruar. Nüüd ma jätsin meelde endale see koht, kus võiks sisse minna. Nii, H1, ossa jumal. Okei, sõidame H1 peal kiiresti. No, juba siin. Ehk siis sisenemiskoht ei ole siin korrektsiooni peal, vaid
te mitte kunagi siin allpool eriti ei osta, et ikkagi ostate pigem siin juba, kui on natukene selgem see pilt. See, kes ostab siin korrektsiooni peal ja pärast seda näiteks ostsid siin ja graafik vajus veel 66 pippi, see teeb valesti, sest tema kiirustab. Kiiret pole kuhugi, ärge kiirustage oma rahad kellelegi teisele rahakotti andma. Mõtet ju pole, te peate teenima seda raha, mitte kaotama. Nii, ja hakkame vaatama seda kollast osa. Natukene tõmban nad siia, nii ja vaatame hoolega nüüd, teen suuremaks. Nii, ja vaatame. Nii, esimene laine lõppes siin ära, siis ka selle koha peal lõppes meil 5. laine H1 peal. Ja nüüd vaatame, kuidas see välja näeb. 1, 2 ja 3. Jätame meelde praegult. Esimene osa korrektsioonist on 3-laineline. 1, 2 ja 3. Korrektsioon on käimas. Otse loomulikult sa ei saa osta selle koha peal siin. No, milleks sa üldse siis kaupled? Sa ei saa osta mitte kuidagi moodi selle koha peal. Sest see on ainult teine osa korrektsioonist. Korrektsioon on alati 3-osaline. Nii, see osa on jällegi 3-laineline. Siia on 3. Ja nüüd, kui sul on olemas hetkel, siis sul on olemas 3, 3. Mis sul on puudu? Sul on kõik lihtne. Kui sa nägid ära, et sul on 2 korrektsioonist jalga olemas, sul on A ja B olemas, A on 3, B on 3, otse loomulikult sul on tulemas 3. jalg, ehk siis C jalg, ja kuna mudel on juba selline selge, 3, 3, 5, siis sul on tulemas flat, tavaline flat. Ja näete, on tulemas ja on oodata 5 lainet allapoole. Nii et esimene üldse koht, kus te saate sooritada ostu, on kui te saate kokku endale siia 5 lainet allapoole. Nii, hakkame lugema. Nii, 1, 2, 3, 4. No, võtta. See osa tuleb siia. Vabandust, näe. No ikkagi see on 3, et 1, 2 ja 1, 2, 3, see on 3. Ja nüüd 1, 2, 3, 4. No okei, arvatavasti vot see liikumine siin oli mingisugune uudis. Ja otse loomulikult see on kell 4 hommikul sa magad. Ehk siis kõige varem on mingi kell 8, kell 10 on see sisenemiskoht. No, teeme märgistuse. Nii, paneme lainet paika. Nii siis on käimas siis see osa. See peab olema 5-laineline korrektsioon. Nii, paneme siia 1, 2, 3, siia paneme siis 4. Okei, see 5 tuli, jah, ta tuli päris alla. No, mis teha? Aga nüüd on korrektsioon täiuslik, sest on olemas 3. jalas, on tekkinud 5 lainet allapoole. Nii, kõige riskitreiderid, võivad siis sooritada seda, võivad teha seda ostu umbes selle koha peal, ehk siis ost siin. Kui sa teed ost siin, siis kuhu sa paned oma stop-lossi? Stop-lossi panemine on üks
raskeid asju, mis eksisteerib lainete kauplemises. Stop lossi sa paned siis selle eelmise korrektsiooni stardi koha peale, siis stop loss liikumise algpunktile. Siia, siis kogu liikumine on sul alanud siit. Kogu stop loss on alanud siit ja sinu miinimum stop lossiks on alguses 60 pipi. Tegelikult pole paha, sest kui sa lähed siin sisse ja kaupled H4, siis kus sa lähed välja. Ehk siis nii, järgmine asi on siis take profiti koht, TP koht. Nii, TP koht. Nii, sul on esimene, kui sa sooritasid ostu, on sul see stop loss siin. Ja siis alguses sul stop lossi suuruseks on siis 60 pipi, mis ei ole eriti palju isegi. Kui me nüüd hommikul ärkasime ja hind oli juba siin, siis tegelikult, mis on head? Kui hind on juba siin hommikul, kui sa ärkasid kell 9, siis sul on suur eelis selle inimese kohta, kes siin öösel ei maganud. Sa näed, et sul on siin esimene jalg, teine jalg ja kolmas korrektsiooni jalg ja struktuur on täidetud, 3-3-5. Kui sul on struktuur täidetud, kui sa lähed siin hommikul kohe sisse, sinu stop loss ei pea juba olema selle stardi koha peal. See on nüüd ainult selle koha peal, siis 5. laine miinimumi peal. Ehk siis seal koha peal, kus sa eeldad, et see kogu see korrektsioon on ära lõppenud. Nii et kui sa hommikul ärkasid, siis sinu stop lossiks on juba ainult 50 pipi. Ehk siis stop lossi suurus on sinu jaoks siis 50 pipi. See on palju parem sisenemiskoht. Ja stop loss sul läheb kuhu? Stop loss läheb sul siia. See ostja siis kaotab selles mõttes, et see ostja peab tõmbama stop lossi ülespoole. Samas, kui sina läksid siin kell 9 sisse, ehk siis ost, näe ost siin ja stop lossiks on siis see miinimum, siis korrektsiooni miinimum. Stop loss correction miinimum. Oot siia. Nüüd TP koht, kus sa pead nüüd ka välja minema. Nii, kus sa pead välja minema, on siis järgmine. Sa mõõdad seda esimese laine kõrguse. Nii. Esimese laine kõrgus võrdub 207 pipi. Nii. Sul on olemas korrektsiooni lõpp. Sellest, kui sa ostsid siin, siis sinu jaoks korrektsioon on ära lõppenud siit. Siit tõmbad ülesse 207 pipi ja näed, see koht siin on siis esimene koht, kus sa võid välja minna. Ehk siis see koht siin annab sulle laine kõrguseks 207 pipis, ehk siis see võrdub selle esimese laine kõrgusega. See on siis esimene koht, kus sa saad välja minna. No ja kui kiiresti sa oleks sinna jõudnud, 1 päev, 2 päeva, 2,5 päevaga 207 pipi, ma ütleks, pole paha. Et siis, väga hea tehing, mis siin saab öelda. Samas, nüüd, kui sa hoolega hakkad jälgima seda asja, siis otse loomulikult, selle koha peal ma soovitaksin sulle fikseerida mingi osa oma tehingust.
No, kui sa oleksid siin sisse läinud, siis sinu jaoks take profit oleks 150 pipi, mis on samuti väga hea tulemus. Samas, kuna sa loed lained edasi ja sa näed kogu see asi nüüd siin teeb pikendusi ja sa kaupled seda kolmandat lainet, siis sul on olemas esimene laine, teine ja nüüd see kolmas hakkas pihta siin. Ja noh, millal üldse oleks siin, fikseerisid osa siin ära, aga ülejäänud osa võiks fikseerida ainult siis, kui ülejäänud osa saab fikseerida siis, kui sa tõmbad stop lossi ülesse ja vot kui see korrektsioon läks eelmisest miinimumkohast allapoole siin, siis selle koha peale võiks fikseerida ka ülejäänud asjad. Ehk siis selle tipu pealt sa veel loodad, et kogu see trend jätkub ülesse, aga samas on oht, et korrektsioon muutub raskemaks ja siis selle koha peal fikseerid kogu tehingut. Ehk siis teenid lisaks veel 17 pipi. Ehk siis milles on sinu ülesanne? Sa mitte kunagi ei tea, kus lõpeb ära see pikendus või see kolmas laine. Seda on raske arvata. Seda on lihtne arvata ainult siis, kui sulle joonistatakse sellist asja. Lihtsalt mingi väga lihtne liikumine. No ja kui 5. laine ületas 3. laine tipu, siis kuskil siin üritad kinni panna. Samas, mis mina tahan teile tuua, on siis järgmine lugu, et siis sa ostsid siin kuskil all, kinni paned alles siis, kui siin alanud korrektsioon läheb eelmisest miinimumist allapoole, alles siis paned kinni. Ülejäänud juhtudel siis ootad ja loodad, et see korrektsioon ja läheb edasi, ehk siis ta ei lähe sellest eelmisest miinimumist allapoole. Nii kaua, kui ta ei lähe eelmisest miinimumist allapoole ja teeb uusi ja uusi maksimumi, nii kaua sa hoiadki ka oma tehingut alles. Sellega sa saavutad siis kõige rohkem ja kõige suuremad ja parimad tulemused tulevad sul siis. Vot selline lugu. Ma sain aru, ma isegi ei tea, mis kellani meil aega on. Kell on juba 11. Kas meil teine loeng on ka tulemas, kus me loeme neid lainet ja teeme harjutuse? Keegi on reganud ennast või keegi näeb, sest mina pakkusin 2 loengut. Siis praegu rääkisin teile teooriat ja siis teine loeng võiks olla küll. Et tuleks harjutus, et võtame mingisuguse suvalise graafiku ja teeme selle graafiku kuu pealt kuni tunni graafikuni välja ja siis lõpuks võiks ka teha siis ka tehingu selle pealt. Okei, et võiks olla küll, jah. Ma siis küsin järgi, et aga kas see oli vist natukene paremaks teie siis oskused muutsid lainete teoorias, et ma ei tea, võite midagi küsida, ma ei tea, kell on 11, vist keegi järgmine siin kell 11 hakkab pihta. Et suur tänu, et teile meeldis. Ma üritasin ennast anda paremat. Ma siis, nii, väga hea, väga hea, suur tere päeva. Väga hea. Nii, kas
tänane koolitus läheb ka YouTube'i. Jaa, läheb küll. Ma konverdin ja siis, ja siis ka läheb see asi üles. Et vabandust, et siin natukene hiljem hakkas pihta, aga millal? Ma arvan, et homme hommikul võiks juba YouTube'is olla. Et see konverteerimine võtab ka oma aega siin. No, et siis ma arvan, et äkki me paneme selle aja siis lainete harjutustunni ka ülesse ja siis teeme siis ka neid mingisuguse graafiku, et see võtab lihtsalt päris palju aega, kui rahulikult teha, et siis samamoodi umbes 1,5 tundi võtab aega. Et siis, kui on positiivne tagasiside, siis ma arvan, pange ennast kirja otse loomulikult esmaspäevasse webinari kell 9. Okei. Ja siis läheme räägin, paneme selle harjutustunni aega ka kinni. Nii et loodan teile meeldis ja siis kaubelge hästi ja esmaspäeval kell 9 siis näeme siis webinaril. Ja täna kell 9 FOMS, edu teile! Et siis täna on see päev, kus peab kauplema, aga mitte täpselt kell 9, vaid umbes kell 10. Siis on natukene pilt selgem ja ka tehinguid saab avada. Nii, okei, siis nägemiseni.